Ma jumaldan islamistlikku kuningannat, kes on valmis paljastama oma kogukonna probleeme. See on avalik teade kõigile minu Lõuna-Aasia päritolu inimestele, kes kogunevad kindlatesse piirkondadesse, näiteks South Hall Broadway ja Ilford High Street. Kallid inimesed, ma ei usu, et te kollektiivselt mõistate, kui palju me end nendes piirkondades piinlikuks teeme. Aasia päritolu ja moslemina pean ma nendesse piirkondadesse minema, et saada oma halal-liha, maitseained ja kõik muu vajalikku. Ja mul hakkab nendes kohtades käies kõhus lausa halb. Ma tunnen end tõbisena. Ma ei taha seal olla. Miks? Räägi meile miks. Mis võiks olla põhjus, miks sul hakkab halb, kui lähed oma piirkonda ostma liha, mida vajad oma usu jaoks? Räägi meile, palun räägi. Sest iga meetri tagant on seal keegi mees kodumaalt. Nad on kas täiesti vanad ja neil puudub igasugune kombetunne, nad vahivad sind läbi riiete. Pole isegi tähtis, kui tagasihoidlik sa tahad olla. Ja siis on need tüübid, kes on siia tulnud kodumaalt, sõidavad oma suurte maasturitega, aga ripuvad aknast välja keel suust, vahtides naisi pidevalt. Ma mõtlen, võib-olla, lihtsalt võib-olla. Probleem pole piirkondades. Võib-olla on probleem hoopis selles uskumuste süsteemis, millele need mehed toetuvad ja arvavad, et neil on õigus naisi niimoodi kohelda. Palun mehed, käituge natukenegi viisakalt, eriti nende naiste suhtes, kes püüavad tagasihoidlikumalt riietuda. Me oleme seal ainult selleks, et mõned asjad ära osta ja siis koju minna. Ma mõtlen, sa ju arvaksid, et need mehed kohtleksid oma naisi tegelikult austusega, eks? Üks asi on see, kui nende religioon ütleb neile, et tead, mine uskmatute kallale. Kohtle neid naisi vastikult, nad väärivad seda ja kogu see jama ja mõttetus, mida nad räägivad. Aga kui sinu enda naised selle üle kurdavad, siis võib-olla on see probleem päriselt olemas. Aga tegelikult, mu süda hakkab kiiremini lööma. Mul tekib ärevus, kui ma mõtlen kõigile neile roppude mõtetega meestele, kellel puudub igasugune kombetunne. Neid ei huvita, et nad jüllitavad sind nii tugevalt, et nad ei pilguta silmagi. See ei ole seotud sotsiaalse etiketi, kallis. Kuigi ma hindan seda videot väga, sest sa tõestad kõike, mida ma olen kogu aeg rääkinud. See ei ole seotud sotsiaalse etiketi. See on seotud nende uskumustega. Nad usuvad, et sa oled olemas ainult nende enda õnneks ja nende kasutada. See ongi kõik. Selleks sa seal oledki. Et neile lapsi sünnitada, et ma ei tea, panna neid end võimsamana tundma, sest võimuvahe on nii suur. Kas te ei tea midagi sellest, mida teile lubatakse? Kas sa tead, mida sulle tulevikus lubatakse? Sinu abikaasa saab 72 sellist naist, kes käivad oma meestele liha ostmas, aga sina saad olla üks neist 72 neitsist. Kas pole imeline? Ma tean kindlalt, et minu kogukonnas on meeste ülesanne kaitsta naisi nende nilbikute eest. See ongi nende töö. Mis on selles ühiskonnas nii, et mehed ise on oma enda naiste suhtes need nilbikud? Naised vajavad kaitset oma enda meeste eest. Mitte eriti hea.